Me oleme Artista loobüroo ja meie teeme koomikseid, illustratsioone, samuti ka veebilehti ja printdisaini ja tahame Eestis laiendada siis võib-olla koomiksi huvi esmases mõttes, et igasugused raamatu illustratsioonid ja muud asjad on kõik veel ma lisaks juurde, et tema on Kristjan Paul ja siis mina olen Ero, et Artista on lihtsalt see firma siin ümber. Just. Paberileht nagu tühjaks ei jäänud, siis ma nagu leidsin, et jumalas, kui teised inimesed teevad sellega raha, et siis mina seda ei võiks teha. Ja nüüd me siis jõudsimegi, et miks siis jätta võimalust kasutamata, me koomiksid tegema. Meie autorikoomiks Power ilmub praegu Eesti Päevalehes teisipäeviti ja neljapäeviti ja üritame seda kõlapinda siis veel nagu suurendada läbi raamatute, aga sealt see äriidee põhimõtteliselt alguse sai, et kuna veebidisain ja graafiline disain oli ka juba käpas, siis tekkis mõttes just ühildada need. See algaski kuskil 1,5 aastat tagasi, kui me mõtlesime, et võiks nagu võtta kätte ikkagi midagi ise teha ja mitte kellestki teisest sõltuda. Ja kui me hakkasime otsima võimalusi, et kust erinevaid toetusi saada, siis me jõudsime selleni, et Tallinnas on inkubaatorid olemas. Me läksime Ülemiste inkubaatorisse kohale, kus me saime kokku Mart Braueriga, kes peale umbes 15 minutit, pool tundi, mis me rääkisime, ütles, et see mõte on neil nagu väga toores, et kõigepealt mõelge ta nagu välja ja siis Töötukassa kaudu oli võimalik saada toetust, eks ju, me saime. Kristjan käis selle koolituse läbi ja siis me hakkasime äriplaani kirjutama ja siis me tulime uuesti inkubaatori jutule, sellepärast, et esimest korda lükati see äriplaan tagasi. Ja siis me palusime nendelt nagu abi, et nad aitaksid selle niimoodi ära vormistada, et me saaksime kätte oma toetuse ja siis meil võeti inkubatsiooni vastu. Ja tegelikult täpselt niimoodi see lihtsalt samm-sammult jõudiski sinnamaale, kus me siis täna oleme. Päris niisama vastu selles mõttes ikkagi ei võeta, tuleb vaevaga näha, aga ma arvan, et see asi on seda. Tegelikult tulime siia juba alles oktoobris, sest me ka arvasime, et mis see siis on, mida me kodus teha ei saa. Aga number 1 on see, et siin on mentorid, kes oskavad ikkagi suunata, annavad nõu, vahetevahel annavad jalaga, kui on vaja nagu kiiremini selles mõttes liigutama hakata. Ja teine asi on see, et siin on ikkagi ärikeskkond, et kodus laua taga istudes sa ei saa aru, et mis hetkel algab töö, mis hetkel algab see pereelu. Ja lisaks sellele siin õudselt hea on see, et meie mentor käib meil kogu aeg koputab jälle uksele, et oi, ega mina ei tahtnudki, et ma tõin teile jälle ühe kliendi, et selles mõttes on nagu hea. Kodus päris sellist asja ei saa, et see on päris palju kliente toonud. Tavaettevõtluses sellist abi või nõuandeid saada on väga raske. Kui me alustasime, siis üks keerulisemaid kohti oli üleüldse teada saada, kui palju selliste tööde eest võiks raha küsida. Aga kui sa lähed ja mõne konkurendi käest küsid, isegi kui ta võib olla tavaelus väga hea sõber, siis tegelikult ärilises plaanis keegi sulle väga nõu ei anna. Ja selles mõttes ongi siin hea, et siin sa võid minna, küsida ja tegelikult kõik see informatsioon on sul olemas, mida see mentor teab. Et selles mõttes nagu hästi palju aitab.